Tere esmaspäeva kõigile. Otsejutt number 10. Väike juubel. 10 tükki neid juba tehtud. Päris äge. Eks näis kaua ma neid teen, aga see, et 10 on juba tehtud, see on päris hea tunne. Ma ütlesin, et ega vist on aeg koroonast hakata rääkima natukene. Sest natukene pettusin selles, mismoodi meie valitsus sellega nagu tegeleb. Ma olen koroona asja jälginud juba jaanuari algusest saati. Siis kui ta alles pihta hakkas Hiinas Wuhanis. Siiamaani igapäevaselt jälgin seda. Ja see, mismoodi iga riik, kes on selle saanud, sellega tegeleb, on suht ühtemoodi. Kõigepealt räägitakse seda, et tõenäoliselt meie seda saame on suht väike olematu. Ja isegi kui saame, et me saame kõigiga hakkama, meil on vaja kontrolli all kõik ja meil on kõik üks valmis ja nii edasi. Siis järgmine samm on see, et selle üle tehakse nalja. Mis see on tavaline gripp, ta on viirus, iga aasta sama asi. See ei ole mitte mingi värk. Hiina tegi nalja, Lõuna-Korea tegi nalja, Itaalia tegi nalja. See ei ole mingi asi, see koroona. See teeb. Ja siis tuleb see kolmas etapp, kus on siis nagu asi hakkab kergelt kontrolli alt ära minema, et kui avastatakse, et nüüd peab mingid samme hakkama vastu võtma. Ja 4. samm on siis see, kus on nagu selline kaos. Ega ma ei ole nii palju meedik, et ma saaksin sellest viirusest rääkida. Mida me juba kõik teame on see, et see viirus levib väga kiirelt. Ja mis selle leviku nii kiireks teeb on see, et kui sina oled näiteks saanud selle viiruse, siis selle peiteaeg võib olla päev, 2, 14 päeva, aga tegelikult on juba juhuseid, kus selle peiteaeg on olnud üle 20 päeva. Ja kõik see aeg, mis sa vahepeal ringi liigud inimeste seas, siis sa levitad seda. See teeb selle viiruse nagu jamaks, et tõenäosus, et sa sellest ära sured, on väga väike. See protsent oli vist 2% äkki. Ja üldiselt surevad vanemad inimesed ära. Sinna teemasse me hakka minema, et kas tegu on siis populatsiooni vähendamisega või on ta 5G mastidega. See ei oma tähtsust. Tähtsust omab see, kuidas me tegeleme selle probleemiga. Ja tegelemisest ma natuke mõtlesingi rääkida täna. Ehk siis, kuidas see ellujäämise mõttelaad on. Mulle nagu meeldib see, et see viirus ei ole ilus ega tore ega midagi, sest surma on juba praegu seisuga saanud 3000 inimest. Nakatunud praegu globaalselt on 90 000 peaaegu. Taastunud on 45 000. Aga need 3000 surnut on ikka päris sama värk. Päris kurb. Aga see ongi see, et see on selle teekonna algus alles. Ta alles kogub hoogu, ta alles hakkab levima. Hiina tänu oma kommunistlikule ja natukene diktaatorlikule võimule sai hästi kiirelt reageerida sellele. On need lugusid tulnud küll, kus ongi põhimõtteliselt kriminaalselt surmaähvardus või eluaegne vangistus, kui sa käid ilma maskita tänaval ja nii edasi. Nemad saavad seda teha, et nii ongi. Siin tuleb see demokraatia miinus välja, et demokraatia on jube aeglane, et sellised asju teha, kõik kooskõlastame, läbi mõtleme ja nii edasi. Aga alati saab ju selle deklareerida selle, mis on see sõjaolukord või asi, kus siis saab hästi kiirelt asju teha, aga see on läheb veel aega. Ja oligi see, et see nagu eestlasi niigi vähe. Ja ükstas puha, mis asi meile nagu ohtu pakub, seda peab nagu tõsiselt võtma. Olgu ta pisikene gripp või mingisugune toidumürgitus, mis iganes. Seda peaks võtma kõike tõsiselt, mitte selle üle nalja tegema, et paneme siin epiplaastrid peale, küll läheb üle. Nüüd ma mõtlesingi, ma räägiks natuke sellest, kuidas hakkama saada kriisiolukordades või olukord,
mõttes, mis on hästi-hästi stressirohked. Sest ükstaspuha, kas see gripp, koroona läheb meil nüüd homme minema või alles paari aasta pärast, sest vaktsiin arvatavasti jõuab meil nagu arstide kätte alles järgmine aasta. Läheb ikka aega selle tootmise ja väljamõtlemise ja tegemise ja nii edasi asjadega. Praegu seisuga meil nagu ravimid sellel ei ole. Lihtsalt ei ole. Miks ei ole, on sellepärast, et ta on uus viirus. Sihukest viirust ei ole varem olnud. Seda tüüpi, sellist konkreetset. On erinevaid olnud, aga konkreetselt sihukest ei ole olnud. Ja see teeb nagu keeruliseks. No üks asi, mis on hästi tähtis kriisi olukorras, on see, et sa pead kohanema. Kui meil igapäevaselt elu on selline, et me teame, mis homme tuleb, me teame, et poes saame süüa, me teame, et vett tuleb kraanist, me teame kõike, meil on nagu arusaam sellest olemas, siis olukorra muutus tähendab seda, et me peame kohanema. Kui juhtub nii, et näiteks koduarest, karantiin, kodust välja minna ei saa, siis saadki eelnevalt läbi mõelda seda, et okei, kui mul tekib selline olukord tulevikus, et ma pean näiteks nädal aega kodus olema, ma välja ei tohi minna, kuidas ma selle olukorraga saaksin kohaneda? Mis ma teen kodus? Kas mul on tegevust? Telekat vaatad, arvutispassid, raamatud loed. See on väga tore, aga nüüd tuleb nagu läbi mõelda, mida sa siis teeksid, kui sa peaksid nädal aega kodus olema. Ja samamoodi söögi asjadega ka, et mul meeldib see, et see olukord tuletab meile kõigile meelde, et me oleme liiga sõltuvad. Vanasti ju inimesed hoidsid kodus nädala 2 kuu jagu varu toitu. Tänapäeval on 2 pakki veel meene ja hea küll. Vanem põlvkond muidugi mäletab veel seda aega, kui asju on saada ja kõike varuti. Aga noorem põlvkond seda enam ei tee. Ja nüüd see olukord ongi selline, mis tuletab meile meelde, et tegelikult võiks ju varu olla. Ja tegelikult seda ei ole nii väga raske seda varuda ka, et võtame näiteks 7 päeva. 7 päeva sa sööd hommikust, 7 päeva sa sööd lõunast, 7 päeva sa sööd õhtust. Ütleme, et lõunasöök võiks olla mingisugune supp. Ehk siis 7 purki salveste suppi. Supppurgi hinda mingi 2 euro, 7 korda 2 euro. Siis iga hommik sa sööd võib-olla muna või putru. Ostadki mingi 3 pakki putru. Õhtuks tahaks võib-olla midagi toekamat. Mingit liha, mida saad sügavkülma visata. Et seda pidi nagu mõeldes selle nädala või 2 nädala varu üles ehitamine ei ole keeruline, et lihtsalt võtta 1 päev nagu jaga nagu osadeks, et mida sa tarbid, et see toit ja asi ei pea olema keeruline. Ta võikski olla võrdlemisi lihtne, mida saaks kiirelt valmis teha. Ja muidugi tuleb arvestada ka sellega, et kui on selline olukord, kus sa peavad olema kodus luku taga, siis arvatavasti hakkab siuke asi tekkima nagu see stressi söömine, kus hakkad rohkem sööma. Ehk siis mingisugune siuke snäkk või asi peaks ka olema, mida siis saaks lihtsalt krõbistada. Mingid kamapallid või mingi siuke mõtetu asi, aga lihtsalt, et sul on nagu tegevust. Ehk siis mitte midagi rasket ega keerulist ei ole teha mingisuguse nädala või 2 toiduvaru omale koju. Siis veel. Ehk siis sa kohaned. Sa kohaned olukorraga, kui sa pead olema kodus lukud. Koduarest. Päris tore ju tegelikult. Siis üldine reegel on ka see, et kui sa teed midagi kätega, siis su mõistus on vaikne. Ja kui sa midagi kätega ei tee, siis su mõistus ketrab hästi palju. Ehk siis selle jaoks, et ei toimuks ülemõtlemist, leia omale tegevust. Planeeri omale tegevust ette. Kui sa tead, et näed, nüüd ma olen kodus, mul ei ole mitte midagi teha, siis leia omale tegevust. Hakka kuduma, pusled kokku panema, mingisugune käeline tegevus, et vältida ülemõtlemist. Sest tänapäeval kipub ka ju nii olema, et meil ei ole üldse füüsilist tegevust, kui me töölt koju tuleme või midagi sellist, siis me passimegi arvutis või telekas või kuskil ja ei tee mitte midagi ja lihtsalt mõtleme, genereerima. Ja siis hakkavadki levima mingisugused tobedad, mingisugused Facebooki mingisugused tekstid, kus mingi maailma lõpp ja ma ei tea, mingid 5G mastid ja mida iganes veel, et no. Ehk siis nädala 2 jagu toitu, mingisugune käeline tegevus, näiteks õpid mingi asja selgeks, mida sa oled alati tahtnud teha. Ehk siis sa jälle kohaned olukorraga, et sa ei tegeleks ülemõtlemisega.
ja üldse ettevalmistusega ei ole väga vahet, kas sa teed õigesti või valesti, et kas sa nüüd arvutad välja kalorid ja täpselt veekogused, kui palju sa vett tarbid ja nii edasi. Tähtis on see, et sa midagigi teeksid. Midagigi teeksid selle jaoks, et mõelda enda tuleviku peale. Siin ei ole nagu selles mõttes õiget ja valet varianti, vaid tähtis on see, et sa midagi teeks. Ehk siis väiksed varud. Kui nüüd on ikkagi selline olukord, et see koroona hakkab meil tänavatel ringi liikuma, siis kuidas vältida kogemata nakatumist? Kogemata nakatumine on ikkagi see, kui sa kogemata katsud mingid käsipuud ja korra sügad nina või midagi sellist, sellepärast et me väga ei kontrolli oma käsi, mida nad teevad. On see, et eelnevalt läbi mõelda kogu oma käik. Lähen poodi, võtan käru, võtan neid asjad, tulen poest välja. Mida ma teen? Kui sa iga käigu oled eelnevalt enda peas läbi mõeldud, siis sellega sa vaimselt juba välistad sihukest uitamist ja ebalemist ja sihukest kohmetust selles poes. See aitab väga palju. Üldse selline mõtteharjutus teeb igapäevase eluga palju põnevamaks, et ongi nii, tõusen püsti, lähen vetsu, mida ma teen seal, püksid võtan all, nii. Et kui sa eelnevalt harjutad ennast, kõigepealt mõtled ja siis teed, sama ka rääkimisega, kõigepealt mõtle, siis ütle. Et kui sa eelnevalt oled kõik need asjad nagu läbi mõeldud, siis sa saad nagu teatava sihukese kontrolli või võimu enda üle, kus hakkadki nägema tutut. Et kui tihtipeale juhtub niimoodi, et nii, nüüd ma lähen arvuti taha, saadan selle kirja ära ja siis on see asi tehtud ja siis on korras. Nii kui sa siin arvuti taha istud, paned YouTube'i käima ja paar tundi mööda läinud või teed Facebooki lahti. Et kui sa oled eelnevalt teinud valmis plaani, et nii, panen käima, teen seda, teen need liigutused ära, panen kinni. Tegevus on algusel, siis tõenäosus, et sa sinna arvuti sisse ära kaod, on väiksem. Ehk siis ettemõtlemine. Igasugune ettemõtlemine aitab alati. Mis siis veel? Koroona on ajutine nähtus. Ta on mõni aeg ja siis ta kaob ära. Nagu oli meil see seagripp ja nagu oli meil kommunism ja nagu oli meil katk ja kõik need asjad olid ja nad lähevad mööda. Ja seda tuleb kindlasti meeles pidada, et see koroona on ka ajutine nähtus. Arvatavasti ta tuleb, ta tekitab meist teatava ebamugavuse, tekitab mingeid probleeme, aga ei ole mõte paanikasse minna, et nüüd ongi maailma lõpp. Ta on ajutine. Ja kui sa hoiad endal seda mõttelaadi, et see läheb mööda, kõik läheb paremaks. See on lihtsalt mingisugune asi, mis meil tuleb läbi elada. See aitab. Et ei tasu siin hakata mõtlema, nii, nüüd tuleb ja nüüd see. Eks ta tuleb jah, aga ta läheb ju ära ja ta ei jää siia. Et see on hästi tähtis. Ta on ajutine. Ja me peamegi kõik koos selle koroona üle elama. Ja me elamegi. Ilma kellel on probleeme, kellel mitte, eks see koroona on valiv, keda ta murrab. Ja see on alles esimene laine, et eks näis. Ja miks ma räägin seda ettevalmistamise juttu on see, et ma arvan, me oleme kõik kogenud seda, kui juhtub midagi, milleks me ei ole ette valmistanud. Milline niisugune kaos ja paanika meid tabab. Aga kui me oleme ettevalmistuse ära teinud, siis see kaos või paanika, mis meie ümber on, see nagu otseselt ei mõjuta meid. Me teame, et tuleb, me teame, et asi läheb hapuks, aga me oleme nagu valmis selleks. Et kui on olemas nagu teatav nagu ettevalmistus, siis sellega me nagu väldime seda, et kui see olukord kohal on, et siis me peaksime sellega kohanema hakkama. Et kui juhtubki kõige hullem variant ja täis karantiin ja poed ostetakse tühjaks ja meil ei ole ka mitte midagi varutud, siis kui me sellel hetkel hakkame kohanema sellega, see on palju sitem variant kui see, et praegu juba kohaneda. Praegu juba arvestada, okei, mingi siuke suurem mingisugune viiruse pandeemia on tulemas, mida ma saan selle jaoks ette valmistada. Et ma ei peaks pärast ette valmistuma või pärast valmistuma. Kohaneme praegu juba ette ära. Siis meil on kõigil kergem.
noh, muidugi siis tasub ka valmistada ka selleks, et kui läheb sedasi, et näiteks sa saad selle viiruse kätte, et siis sul oleks olemas see kott või asi, mida sa pead kaasa võtma, kui on juhuslikult kuskil haiglasse või kuskil minek, et see on lihtsalt siuke seljakott või käekott või mingisugune kott olemas, kus sul on esmatarbea asjad sees olemas. Ja siukene asi, mida tegelikult võiks alati kõigil olemas olla, sellepärast et ükstaspuha, mis juhtub. Tabab maja mingi tulekahju või välk lööb või üleuputus või mida iganes, sõda hakkab pihta, et sul on olemas see kott ja sa saad joosta kohe minna, kuhu iganes sul vaja minna. Selle asja on isegi siuke ingliskeelne termin nagu bug out bag ehk siis põgenemiskott või midagi sellist. Aga see idee on hästi lihtne ja hästi tore, et see ongi see, et sul on olemas mingisugune asi, mille saad kaasa võtta, kus sa tead, sul on kõik eluks vajalik seal sees olemas. Ja sa ei pea jälle muretsema, et kui sind tabab mingisugune olukord, et siis on nagu see paanika, et me väldime paanikat ette ära, sest paanikat ei ole vaja, paanika tekitab kaost ja kaosest saab tekkida mingi jamana. Noh, siis on see, et kasuta kujutlusvõimet probleemide lahendamisel. Kujutage ette probleemi. Ja siis kuidas seda saaksid lahendada? Nii, mis mul siin veel kirjas on? Ma mingid märkmeid panin kirja omale, mida siis rääkida, et tuleb äkki vähe ladusamad. Üldine reegel ellujäämisel on see, et inimesel on kehal on meil kuskil 3 minutit õhuvaru, ehk siis kui õhk kaob ära, see on kuskil 3 minutit aega, ennem kui siis on kõik pilt eest läinud ja maavärk. Nagu mõnel isegi viskab rutem ära, aga kuskil keskvel 3 minutit. Kui sul on üle 3 minuti õhupuudus, siis hakkavad juba suured probleemid pihta. Kuskil 3 tundi me saame olla ilma kaitseta, mis tähendab seda, et ilma riiete, ilma katusaluseta, et kui meil riided ei ole, et nagu riided on ka teatav nagu siuke kaitse meil, kui peab näiteks õues olema. Arvestada sellega. Ja 3 päeva on veevaru, 3 nädalat on toiduvaru. 3 nädalat me saaks põhimõtteliselt nälgida ilma toiduta. Ja 3 päeva ilma veeta olla. Kes tahab kaalust alla võtta, siis see on väga hea. Ja ikkagi see, et igasugune olukorra muutus tähendab seda, et me peame kohanema. Me peame olema valmis nagu sellega, et ükstaspuha mis juhtub, mul on olemas oskus kohaneda. Ma saan hakkama ükstaspuha millises olukorras, mis tuleb, eestlane üldiselt saab hakkama, sest meil on minevikus olnud igasuguseid olukordi, meil on nälgasid olnud, sõdu olnud, kõike olnud. Aga maavärinaid praktiliselt pole olnud ja tsunamisid ka praktiliselt pole olnud. Aga kui oleks, siis me saaksime ka hakkama. Ja selle sama suhtumisega tuleb nagu vaadata ka seda hetkel toimuvat olukorda, see mis tulemas on. Me saame hakkama. See on küsimustki. Aga me peame lihtsalt eelnevalt nagu mõtlema läbi enda jaoks, kuidas me hakkama saame. Mida me selleks tegema peaks, et ma saaksin tulevikus hakkama. Võt! Põgusalt nüüd natukene koroonast. Vaatame, kui mõnda küsimust ka tund on. Ahah, Helle ütleb, et tere, natuke puhan oma näoga noormes, ma ajasin habeme ära. Või noh, ajasin teda tagasi natuke, hakkas juba metsistuma. Aleksei ütleb, et enam üle, kui on positiivne ellu suhtumine ja hoiak oma kehas, et mitte paanitsedes energiat raisata. Ja täpselt nii ongi, sest vaata, kui meil tekib olukord, kus me ei ole ette valmistunud ja me peame hästi kiirelt tegutsema, siis me lähemegi nagu sellisesse paanika seisusesse, kus me ei tea, mida teha ja me saame aru, et kui me nüüd midagi ei tee, siis on nagu jama ja siis on, kõik läheb perse ja sitasti. Et seda nagu vältida, siis ongi väikene ettevalmistus. Lihtsalt enda peas läbi mõelda, maha istuda, tooli peale ja mõelda. Nii. Kui juhtub niimoodi, et ma pean nüüd kodust ära minema mõneks ajaks, mida ma kaasa võtan, mida ma kodus välja lülitan. Lihtsalt, kui sa enda peas oled juba selle läbi mõelnud, sellest juba piisab. Sa ei pea seda kirja panema, aga sa pead enda jaoks läbi mõtlema. See jääb kuskile sulle mällu tallele ja siis, kui tekibki see olukord, kus sul neid teadmisi on vaja, siis sul nagu mõistus automaatselt võtab juba selle eelnevalt läbi töötatud informatsiooni
ja sa saad seda programmi hakata järgima, mis sa oled iseenda jaoks loonud. või kui juhtub nii, et läheb täis karantiini värk, ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on, et näiteks ka Eestis see täis karantiin, aga ma ei tea, Hiinas see oli, Itaalias ka, et ju nad ikka saavad suured linnad ka karantiini panna. Peaks ka vaatama, kui suur see Wuhani linn oli. No see oli ikka tähendab, ikka miljoneid inimesi elas seal ja nad panid terve linna karantiini. Et see on võimalik. Et ongi, et kui nüüd on nii, et ma pean kodus olema, ma ei saa kuskile minna. No okei. Eelnevalt enda peast läbi mõelda. Tehagi enda jaoks siuke mäng. Nüüd ma olen nädal aega kodus. Õue minna ei saa. Kõik, mis mul kodus on, ma pean sellega hakkama saama. Vaatadki, näed, kõigega saan hakkama, aga näed, toit on jube üksluine mulle. Ma oleks pidanud nagu midagi ette valmistama. Ja siis sa saadki praegu selle enda peas nagu nii palju läbi mängida, et kui ka tekib see olukord, siis sa saad seda olukorda nagu meeldivamalt üle elada. Karin annab teada Telegramis on mingi lugu, ma pärast loen seda, ma siin praegu ikka lahti tegema, muidu see asi läheb sassima. Terfait lubasid vaadata ja öelda oma arvamuse Caligero Grifasi kohta. Jaa, mul on see lahti, aga ma ei ole seda veel läbi töödanud. Läheb üle aega natuke. Silmad reedavad. Küsib Terfait, mida sina eestlaste mineviku kohta näed? Kas võib see info vastata tõele, et eestlastele oleks justkui mingi suuremat ja sügavamat sorti needus peale pandud või ära sõnatud? Noh, nii umbes 850 aastat tagasi. Minu isiklik arvamus on see, et eestlased on kunagi minevikus vist väga suure sigadusega hakkama saanud või maailma vallutamisega või millegi sellisega, no ikkagi kaugemas minevikus, ütleme 2000 aastat tagasi. Et meil konstantselt on mingisugune agoonia siin. Just hiljaaegu sai siin juttu räägitud ja see idee eestlasest ja Eesti nagu kuidas me tänapäevaselt mõistame Eesti kultuuripärandit on tegelikult sakslaste loodud. Ja see panigi mind mõtlema, et aga mis see eestlane, see on nagu eelmine nädal sai ka räägitud, et mis asi on eestlane, mis teeb eestlasest eestlase. Ma ei tea, äkki me peame selle uuesti looma. Loomagi uuesti eestlased. Ma ei tea. Aga tervele rahvusele needust panna peale, seda ma ei usu. No tegelikult selles mõttes saab olla. Ütleme, et kui needus oleks justkui nagu muster. Needus teinekord töötab täpselt nagu muster, ehk siis on nagu mingisugune jada, mis kordub ja mida see indiviid järgib. Seal oli see alguspunkt, kus siis sai see muster inimese sisse pandud, mida ta hakkas siis järgima. Ja nii ta läks. Et selles mõttes võib-olla saaks isegi olla. Pingi jama selle eestlusega on küll, et ihkab vabadust ja kui saab vabaks, siis ihkab ikka, et keegi nagu juhiks ja õpetaks. Et kuidagi see ise olemine ei ole üldse lihtne eestlastel. Peab nagu ette ütlema, mida teha ja nii edasi. Ise ka teinekord kannatan selle all, et jah, selles mõttes nagu kuidagi iseseisvus ära kaadanud. Mis ma siis veel koroona kohta räägiks? Äkki teil on küsimusi, küsige. Vastan rõõmuga. Sennikaua see on šokolaadinööp. Minu kaalulangetus läheb väga stabiilselt, mitte midagi ei muutu. No, vist peab ikka söögiharjumusi natuke muutma. Huvitav on see, et ma väideliselt tajun seda, et Eestis juba on tegelikult koroona mingi väike kolle olemas, mida ei ole veel märgatud. Ütleme füüsiliselt, et sümptomid ei ole veel välja löönud. Aga ma täitsa tajun, et väike kolle on juba olemas. Ja koroonaga on kummaline ka see, et
kui vaadata neid numbreid, kui vaatan järgi, kes siis nagu surevad selle kätte, kus mul on, siis enamus on vanemad inimesed. Et kui oleks justkui see rahvastiku või populatsiooni vähendamise nagu see hüpotees, ütleme siis ta nagu sedapidi nagu oleks päris huvitav, et praegu ongi niimoodi, et COVID-19 fatality rate by age on niimoodi, et 14,8%, aga see okay. Põhimõtteliselt 80 ja pluss vanuses inimesed on kõige suurema ohu all, vanemad inimesed ka. Ja sealt edasi läheb, et ütleme, kui see kõver hakkab pihta, siis on kuskil 50-60 aastased inimesed ja siis on 60-sed kuni 70, 70, 80 ja 80 pluss on kõige suurema tõenäosusega siis kõige suurem riskigrupp. Ehk siis see on nagu siuke vanema populatsiooni nagu siuke kadu, mis on päris kurb. Ehk siis kui teil on ise olete või lähedased on vanemad inimesed, siis neil tasub eriti silma peale hoida, et nad kuskil ei käiks ja kuskil ringi ei tuuseldaks, sest neil on tõenäosus, et see koroona väga palju pahandust teeb, on palju suurem. Nüüd oli esimene noorem juhtum oli Tais, kus 35-aastane mees sai surma, aga tal oli eelnevalt juba üks teine viirus ka all, ehk siis tal oli 2 nagu asja korraga, et aga see oli esimene, mis oli siuke noorem värk. Ja üldiselt on mehed, ehk siis vanemad mehed kõik on riskirühmas. Neil tasub silma peal hoida. Ja kui on nagu see rahvastiku vähendamine, siis nagu, see on jah nagu huvitav, et just ongi nagu vanem põlvkond. Päris veider. Ja vanem põlvkond on ju nõrgem ja selles mõttes katkisem, et füüsiline keha enam ei ole nii suure nagu vastupanuvõimega. Ehk siis neil tasub rohkem silma peale hoida. Vanemad koju luku taha, vanaised ka teleka taha, passivad seal mõnda aega, kui see asi meil hulluks läheb. Tubaseks ära. Sellest, mis värk selle koroonaga ongi see, miks ta nagu, miks üks osa, või tähendab, miks nagu maailma riigid sellesse suhtuvad, kes on selle kätte saanud nagu nii tõsiselt, on see, et kui tuleb massidesse hästi järsku, nagu Hiinaski oli või Itaalias, siis meditsiinisüsteem ei ole valmis nii suure hulga inimeste korraaegse ravimisega. Kui teda on võimalik näiteks venitada pikema perioodi peale, siis ei ole häda, aga kui nad kõik korraga tulevad, kui sul korraga on mingisugune 100 000 haiget, ma ei tea, palju meil Tallinnas haigla kohta on üldse, et see teeb selle olukorra aiamaks. Nii. Arne annab teada. Tere Keit, kuidas mitte ära anda, säilitada enda energiat, kui ma olen koolis? Olen ümbritsetud nii paljudest inimestest, et päeva lõpuks tunnen end täiesti tühjaks tõmbalama. Ja keegi sind ennem tühjaks tõmmata ei saa, kui siis ei anna endast ära midagi. Las ma kohe mõtlen sulle mingisuguse lahenduse välja. Vaata, sa käid koolis selle jaoks, et omandada teatav teadmiste ja oskuste pagas, et ülejäänud eluga edasi minna. Need, mida need teised inimesed teevad seal või mõtlevad või tunnevad, see ei ole sinu asi. Kui sul just mingid lähedased sõbrad seal ei ole, aga enamuse suhtes see ei ole. Ehk siis sa pead ennast nagu selles mõttes ära isoleerima, enda jaoks selgeks tegema, mis on su see eesmärk või põhjus, miks sa seal koolis oled.
öelda, et kool on mõttetu, on täiesti mõttetu öelda, sellepärast, et koolil on väga hea point sees. Miks koolis õpitakse asju, mida ülejäänud elu vaja ei lähe? Selle jaoks, et sa oskaksid õppida asju, mida sul võib-olla elus läheb vaja. Ehk siis see on nagu oskus omandada teadmisi. Oskus omandada ja oskus leida lahendusi probleemidele, mis tunduvad hästi keerukad. Selleks tulebki õppida teinekord asju, millest sa aru ei saa. Ja mida arvatavasti elus vaja ei lähe, aga selle õppimise käigus sa omandad oskus õppida. Mida läheb terve elu vaja. Et sa pead ennast nagu teistest inimestest oma nagu mõttes ära isoleerimist. Kui sa oma mõttes nagu ära isoleerid, sa isoleerid ka samaaegselt ka nagu väljaliselt ära. On sina ja on teised. On sinu eesmärk ja siis on teised, mis iganes eesmärgid neil on. Ja kui sa oled ennast nagu ära isoleerinud väljaliselt teistest, siis ei saa ka sult energiat ära võtta, kui sa just ise jääma. No tavaline märk, kuidas hästi palju energiat ära läheb, on see, kui me proovime teistel inimestel ikkagi meile järgi olla. Proovime neile meile järgi olla, kuidagi nende soove ja tujusid nagu täita ja nii edasi. See on täiesti mõtet, et tasub ikkagi keskenduda iseendale, iseenda tegemistele. Kui sa tahad teada, kuidas tervislikult pohhuist olla ja vähem hoolida sellest, mida teised mõtlevad ja teevad, see raamat Kuradile suva olemise peimne kunst õpetab hoolima enda eesmärkidest ja väärtustest ja vähem hoolima sellest, mida teised seal koolis jauravad. Võt. Siis ei tunne sa ka päeva lõpus ennast nii tühjaks tõmmanuna. Ja lisaks tuleb arvestada ka seda, et kui sa oled päev läbi koolis teinud mingisugust mõttetööd ja sotsialiseerumise elu elanud, siis sa oledki peale kooli väsinud, ehk siis pool tundi, ütleme 45 mintsa, 1,5 tundi magada ja siis värske ennast tunda oleks täiesti mõistlik käitumine. Et tuleb arvestada sellega, et sul saavad energiat otsa, sa väsid ära, siis tuleb puhata. Eeldada seda, et sa peale kooli oled sama ergas nagu hommikul on täiesti mõttetud. See on nagu peale tööpäeva loota seda, et sa suudad otse töölt tulles asjalikult kodus asju teha. Ei, sa pead vahepeal puhkama, sa pead ennast ümber lülitama ühest kohast teise. Siis on see täiesti mõeldav, et sa oled asjalik ja toimekas. See on eestlaste värk või üldse võib-olla globaalne värk, et me ei oska enam puhata, et me peamegi õppima ise ennast nii palju tundma, et aru saama, et nii, nüüd ma olen väsinud, nüüd ma pean endale võtma puhkeaja. See kõlab nagu aja raiskamine, et mis mõttes, et ma nüüd lähen veel, mul on nagu, ütleme, et tööpäev saab kell 5 läbi, sa jõuad kell 6 koju, sul on ärkvel oleku aega veel mingisugune 4-5 tundi, selle ajal siis tahaks ju hästi palju oma elu elada. Ja kui sa oled väsinud, kurnatud, kõigest on siiber ja kopp ees, siis sa ei tee sellises meelelises olekus mitte midagi kasulikku. Ja siis sa kas passidki telefonis või vaatad telekat kogu see aeg ja siis lähed magama, kirud ennast, et kurat, jälle ei saanud midagi tehtud. Ongi, töölt jõuad koju, puhkus, pool tundi, tund aega, vaatad, kuidas kellelgi see rütm on. Puhkad ära, ärkad ülesse, siis sa saad vähemalt 2-3 tundi teha produktiivselt seda, mida sa tahad teha. Olgu, et valge aeg on vähe, no siis tuleb leidlik olla, taskulampi kasutada, mida iganes. Eesmärgist tuleb lähtuda. Nii, karinenud teadele. Muster saab korduda ikka vaid siis, kui korratakse sarnaseid otsuseid tegevusi. Kui teadlikult neid otsuseid tegevusmustreid muuta, siis muutub ka niinimetatud muster. Olen täheldanud seda, et igasugustest mustritest või oravratastest saab välja näiteks siis, kui oma tavapärasele käitumisharjumusele käitud täpselt vastupidiselt. Jaa, väga õiget. Jep. No, võt see ongi see, et see muster teinekord on meil hästi alateadlik ja me ei pruugi seda tähele panna. Selleks, et aru saada, kas see on muster või ei ole, tehagi neid asju, mida sa ei ole mitte kunagi varem teinud. Või teha vastupidi. Et kui sa oled, ma ei tea, mõne lihtsa näite tuua. Sa oled kõigepealt magusat ja siis soolast näiteks. Või et sa nagu lükkad ise enda sees selle igapäevase elumustri nagu errorisse või lühisesse või sellisesse segadusse. Kui sa hommikul ärkad ülesse, käid vetsus, pesed hambad ära, siis sööd, siis teed täpselt kuidagi vastupidi, et ärkad ülesse,
põgenevetsust pead ikka ära käima, sööd, siis pesed hambad, et sa tekitadki nagu igapäevaselt siuksed väiksed lühised enda sees, et aru saada, mismoodi see muster sinu sees töötab. Ja inimestega suheldes samamoodi, et proovid nagu leida neid erinevaid nurki ja erinevaid lähenemisi, kuidas inimestega suhelda, et see on siuke inimestega natuke keerulisem sotsiaalsuse poole pealt. Aga jutt õige jah, et muster tuleb mõnes mõttes jah, vastupidiselt tuleb asju teha. Aleksei jäänud teada. Energiat ei saa ära anda, kui ei reageeri, ehk siis ei astu kontakti inimese või olukorraga. Täpselt nii. On olemas siukene seadus nagu must seadus. Hannes Onaküla raamatust pärit. Ta on nüüd kuskil teise riigil peal viitsi tooma minna. Aga seal oli ka, et must seadus on selline, et iga inimene on oma maailmas kõige kõvem. Mis tähendab siis seda? Et sinu maailmas saavad asjad ära liikuda ja sinna liikuda alles siis, kui sina oled selle jaoks loa andnud. Energia saab ära minna siis, kui sina oled selle jaoks loa andnud või midagi teinud selle jaoks. Asjad saavad meie ellu siis tulla, kui sa oled selle jaoks ise midagi teinud. Meie oleme enda maailmas, enda sees põhimõtteliselt jumalad. See allub meile. Aga kui me oleme hästi palju endasse võtnud võõraid asju, hästi palju ennast ära andnud, siis ongi selline nagu kaos, kus nagu mõnes mõttes nagu võõrad peremehed valitseksid meid meie endi sees. Must seadus alati aitab. Iga inimene on oma maailmas kõige kõvem. Selle vastu ei saa mitte keegi vastuda. See on nagu see, et aidata saab seda, kes abi küsib. Sa ei saa aidata seda inimest, kes abi ei küsi. Sest ta ei võta vastu. See on tema seadus, tema must seadus ongi see, mis ei võta vastu. Ehk siis tema enda sees on hoiak, et ma ei võta seda vastu. Sa võid üksteist puha, mida teha. Pea peal seista, kukerpalli teha, mida iganes. Ta ei võta vastu seda. Et must seadus. Iga inimene on oma maailmas kõige kõvem. Jade või Jade. Jade Uma. Luuk. Raamatusoovitused on väga toredad ette. Raamatud on selles suhtes hästi toredad. Kuskilt raamatust lugesin raamatute kohta päris hea nagu. Et raamatutest me õpime neid vigu, mida teised teinud on. Et meie neid tegema ei peaks. Ehk siis, kui mõni inimene on elanud terve elu, kogenud mingeid asju elus, leidnud mingisuguseid oskusi või teadmisi, mis töötavad ja näinud asju, mis ei tööta, et on need kirja pannud, see ääretult suur lollus on see, et me nagu ei loeks selle kohta. Et me ei hariks ennast teiste vigadest. Ja siis me teeme täpselt samad vead. Täiesti nagu jabur. Parem nagu siis nagu õppida ja harida ennast, et vältida neid vigu, mida teised teinud on. Tundub nii hästi mõistlik. Kadi küsib, sul tervis korras? Tervis korras. Pole häda. Varsti lähen juuksurisse ka. Mõtlen, et tea, kas laseks siiliks ennast või kiilakaks. Peaks midagi siukest tegema, mida pole... Ühe korra elus kiilakaks lasnud ennast. Ma olin küll noorem. Mul olid õlgadeni juuksed olid. Nagu hipi olin. Ja siis kuskil sass oli, vigale sass oli kuskil telekas või kuskil öelnud, et juuksed talletavad negatiivset energiat. Et talle omal oli ka kogu aeg hästi lühike soeng. See oli negatiivsed energiat, juuksed talletavad seda. Ja siis ma võtsin selle kuidagi kohe nii endasse, kohe nagu hakkasin tegutsema. Negatiivne energia lahendab probleemi ära, läksin juuksurisse, ütlesin, et no nii, pane nulli, et teeme ära. Siis juuksur vaatas, mis asja, et noormees, et teeme ikka mingi viisaka soeng. Isa oli ka vist kõrval, sassi poiss, lolliks neid peast. Ei, pane nulli. Sassi ütles telekas, negatiivne energia. No ja siis lästigi nulli. Jube mugav oli. Juuksed ei pidanud pesema, sest juuksed polnud. Veits külm oli ka. Et positiivse või negatiivse energia poole pealt väga vahet ei olnud nagu minu arust. Selle loogika järgi peaksid nagu naised, kel pikad juuksed on ennast nagu, kui nad nagu ajavad oma juuksed maha nulli, siis ma arvan, et nende naiste elus saab rohkem negatiivsust olema kui positiivsust, et naised pikkade juustega on väga ilus vaate pealt üldse. Jah, nii on. Helle annab teada, ma blondeeriks parem. Ahah. Ma ei ole mitte kunagi juukseid värvinud. Ja ma ei ole mitte kunagi tatoveeringut teinud, kuigi ma kunagi, kui ma budist olin,
ma mõtlesin, ma sattusin vaimustusse sellest, äge värk. Ja siis ma mõtlesin, et ma lasen omale selja peale või kõhu peale teha selle, ma ei mäleta, mis see nimi oli, selle peegel, see hingepeegel või. Budismis on siuke suur sümbol, kus on siuke suur peegel, kus on siis, mis sümboliseerib seda, kus seda peeglit vaadates sa näed iseennast ja siis selle, või elu ongi peegel, mis näitab meile iseennast ja selle peegli taga on siis reaalsus või siis nirvana. Kõlas nagu nii tiip ja mingi põnev värk, vaat selle peaks nagu tatoveerima, et siis oleks kõva mees. Jumal tänatud ma seda teinud. Noh, ma ei tea, võib-olla mõnedele inimestele tõesti see tatoveeringu asi nii väga sobib ja nad seda nii teevad, sest näib, et see läheb inimtüüviti, et ma nagu hetkel on juba nii praktilise meelega, et kui ma teeks ka tatoveeringu, siis ma teeks ta selle eesmärgi, et omale mingeid asju meelde tuletada, et ma ei tea, tatoveerikski käe peal, et oma maailmas kõige kõvem, et siis igapäevaselt see nagu tuletab mulle meelde, näed, ma olen oma maailmas, et just nagu sümbolite ja sõnadega iseendale meelde tuletada mingisuguseid asju. Ja osalt tehakse ka tatoveeringuid, et mingid perenimesid ja mis on väärtused ja nii edasi. Aga mitte alati, teinekord tehakse lihtsalt selle jaoks, et teiste silmis nagu vähe kõvem või hirmsam välja paista. No mõneti ta töötab. Tegelikult vist tänapäeval enam nii väga ei töötagi, et ütleme 20 aastat tagasi oli ülejäänud tatoveeritud inimene, nägi välja hirmus, sa vaatasid, rass, vangist, kust tund on, et niimoodi tatoveeringut teid. Tänapäeval tatoveeringud on sellised, jah. Et ta on nagu selle hirmsa kuvandi on ta nagu enda pealt nagu ära kaodanud, et nüüd on ta lihtsalt siuke kehakunst. Kuigi ma olen mõelnud ka, et tatoveering on kunst nagu iga teine. Miks seda näiteks EKAs ei õpetata? Sest on ju päris palju neid tatoveeringuid ka, mida vaadates sa mõtled, et pagan küll, et see oleks parem, võiks seda nagu mitte olla, et see on suht õudusruudus näeb välja. Et ta võiks ju õpetada kui nagu eriala, kui kunsti nagu üks alamliik, sest on ju üks vanimaid kehamaalimine. Budismiga ma lõpetasin ära sellel hetkel, kui ma sain aru, et budismi eesmärk on nagu vaimne suitsiid, et võib-olla ma sain valesti aru, võib-olla mitte, aga praegu ma jään endale kindlaks, et see ongi see, et eesmärk jõuda nirvaanasse, ehk siis väljuda taaskehastustsüklist. Ehk siis, et selle jaoks, et budistid näevad vaeva selle nimel, et nad ei peaks enam uuesti sündima. Lõpetada ära siis see taas uuesti sündimine. Minu arust see on nagu ongi ju arengu mõte selles, et me sünnime siia selleks, et kasvada ja areneda, siis me sureme ära, me läheme tagasi oma tervikusse. Kõikide nende teadmiste kogemustega, mis me siit saanud oleme, siis sünnime uuesti, et uusi ja teisi teadmisi saada, me nagu vaimses pildis nagu kasvame, nagu ütleme nagu päike või galaktika või midagi sellist, et muutuma aina keerukamaks. Et sellest nagu välja astuda, ma nagu ei saanud sellest aru, siiamaani ei saa aru, et nagu milleks. Ei tea, äkki kunagi saan mõne budistiga jutule, saame koos mingit saadet teha, siis ma kohe küsin talt, et mis värk sellega on. Ja kahjuks ma Eestis väga budisti ei tea. Isiklikust tutvusringis ei tea. Kililis küsib, kui inimene hetkel abile vastuvõtlik ei ole, aga ta ilmselgelt vajaks abi, siis kuidas teda suunata saaks? Ehk mingi hetk abivaja saab ise ka aru, et inimesed ta ümber soovivad talle head, mitte halba. Kui inimene, kui kõik tahavad aidata, ta ise ei saa aru sellest, et abi vajab, siis ta tegelikult tema jaoks ei olegi abi vaja, et tal on oma peases see olukord on teatava kontrolli all. Ma olen ise ka seda kogenud, et mul on ka nagu abi pakutud ja ma ei ole seda nagu vastu võtnud. Ja probleem ongi pigem selles, et selle abi pakkumise asemel tuleks anda peegeldus sellest, millises augus see inimene on. Et talle jõuaks kohale see, et ta peaks midagi teistmoodi tegema, et sealt välja saaks tulla. Et pigem jah, nagu peegeldada inimesele teda ennast, kui proovida teda muuta. Oleks nagu see mõistlik. Vaata see on jälle see teema, et kui me peegeldame inimesel teda ennast, et seda olukorda, kus ta on, siis me peame olema mõnes mõttes nagu need pahad inimesed, kes näitavad, kui perses ta elu on, näiteks.
aga see ongi see jama, et vaata lähedased ei taha öelda, et näed, sul on elu kehvasti, et midagi peab muutuma. Et nad proovid nagu aidata, et me tänapäeval üldse ei taha anda nagu negatiivset tagasisidet või negatiivset nagu peegeldust, kuigi peaks, sest see on ju eriti just lähedased inimesed, keda me usaldame. See on kutsun seda poliitiku sündroomiks. See on, ma arvan, et sama asi juhtus ka sellega, miks, kes meil ütles, Helme ütles, et see on tavaline gripp, et mis pange sinepiplaastrit või midagi sellist. Vaevalt, et ta ise on seda koroona asja uurinud. Eks tema ümber on mingi kamp nõustajaid, kamp inimesi, kes kannavad talle ette olukorrast riigis ja selle põhjal ta siis annab rahvale teada, mis toimub. Ja neile tuleb nagu otsa vaadata, kui siis ministrid hakkavad mingit soga meile siin ajamad. Noh, antud hetkel see oli veits jabur käitumine selle asemel, et nagu vahet pole, las selle. Ja sama asi on ka perega, et lähedased inimesed ja pereliikmed annavad meile teada infot, mis ei pruugi alati olla õige. Kus nad nagu kas ilustavad või omakasupüüdlikult või kuidagi sedasi nagu peegeldavad seda informatsiooni. Noh, eriti lähisuhtes ka ju, et tahetakse ju olla kaasale või paarilisele meele järgi. Mis tähendab seda, et kogu see informatsioon, mida kaasale antakse, on teatav moonutusega juba. Et ta ei ole nagu autentne ja reaalne. Ja siis on veel see asi ka, et inimesed ei julge ju ise oma arvamust välja öelda, et äkki nad peavad pärast sellega tegelema hakkama. Sest see, kui kellelegi öelda, et midagi on sitasti, siis üldiselt esimene reaktsioon on ikkagi see, kus ta hakkab kaitsma enda olekut. Et ei ole, et ma tahangi, et nii oleks ja nii edasi. Siis sa pead olema nii palju valmis nagu argumenteerima ja nagu sõtta astuma, et näidata tema maailmavaates viga. Ja läbi selle saab siis nagu aidata. Et läbi selle saab ta nagu siis, ütleme inimesele head teha, rääkides talle halvast. Karin annab teada. Elu on liiga lühike, et korrata teiste tehtud vigu. Lihtsam ja kiirem viis on õppida teiste vigadest ning teha ise teistsuguseid vigu. Nii hoiad aega kokku ja oma isevärki vigu teha. Täpselt nii ongi. Teiste vigadest me õpime raamatutest. Ja loengutest ja noh, kõige algupärasem on ikkagi see, et me kuulame ka teisi inimesi. Jutustame lugusid ja vestleme. Räägime oma vahel, mis me kogenud oleme. Ja tegin niimoodi ja proovisin niimoodi ja välja kukkus sitasti. Tegin need vead. Väga hea, siis ma neid vigu ei tee. Aga no see on see ego teema, et ei saa ju rääkida sellest, et ma tegin midagi valesti ja ma ebaõnnestusin. Siis ma oleks nagu justkui vähem väärt. Diana annab teada. Diana, kusjuures ma vastan su kirjale ka. See on nagu aeg-ajalt, kui ma leian selle aja ja võimaluse, võtan oma need postkastid ette, siis seal on mul kohe sellise tärniga ära märgitud, et ma sulle prioriteedis peaks ära vastama. Ja mina ei tea, mis pagan värk on, aga iga kord, kui ma olen kirjad ära vastanud, hakkan ära väsima, siis ma näen, pagan, see kiri ei tegemata. Ja ma ei tea, jube veider. Et vastus tuleb. Millal? Ei oska lubada, aga mingi teema on, et ma keeruline kuidagi sulle vastata praegu. Nii, kuidas lahti saada oma hirmudest? Näiteks kardan paaniliselt äikest ja ma ei tea, miks ma seda kardan. Lihtsalt kardan. Jätan tööle kas või minemata. Mida soovitad teha või mis võib aidata? Aitäh. Äike. Hirm. Hirm võrdusmärk teadmatus. Hirm tähendab seda, et me ei tea. Hirm kui emotsioon või reaktsioon näitab seda, et me ei tea ja me ei saa aru mingist olukorrast või mingisugustest sündmusest või inimesest või tundmusest või millest iganes. Hirm näitab seda, et me ei tea. Antud juhul sina ei tea, mis asi on äike ja mismoodi äike töötab. Ta tundub siuke müstiline, kaootiline jõud, mis arvatavasti võib sulle viga teha. Ta võib-olla natuke on ka. Ma aga ei tea, kuidas äike töötab. Või natuke tean. Aitab see, kui sa üritad iseendale selgeks teha seda, mis asi ta on. Hakkadki uurima, võtad Wikipedia lahti, äike. Võtad YouTube'i lahti, äike. Hakkad lugema, uurima.
ja see on nagu naljakas asi ka see, et hirmud on meie elus teejuhid. Tahad teada, mida sa elus tegema pead? Hakka hirmudest läbi minema, hakka oma hirmi ületama, hakka oma hirmudest aru saama. Ja võib-olla sinul on ka see, et kui selle äikse omale selgeks teed, äike on nagu elekter ja ta on nagu energia, ta on nagu mingisugune jõud. Mõnes mõttes on ju telefoni sees ka siuke väike äike, väikse potentsiaal, et sealt saab ka särts kuidagi välja tulla. Et kui sa teed omale selle, nagu selle särtsu või äikse nagu selgeks, võib-olla sealt avanevad mingisugused uued teed, võimalused, uus nägemine maailmale, uued asjad, et minu soovitus on jah see, et võta käsile ja tee omale äike selgeks. Tee selgeks, mis asi ta on. Loo see teadmine sellest. Ja kui sa oled selle teadmise loonud ja sa näed äikest, sa saad aru, mida sa näed. Sa saad enam-vähem aru, kuidas ta töötab. Miks ta nii tegi, miks tuli pauk, miks tuli sähvatus. Et äike on natuke siuke müstiline ka, et selle kohta veel kõik ei teata, et äkki saad ise hakata seda uurima. Et see aitab hirmuda vastu, kui me üritame hirmust aru saada. Võtamegi ette näiteks ämblik, kardad ämblikke. Hakkad ämblike hingelu enda jaoks lahti mõtestama. Uurid ja puurid, kuidas ämblik töötab, kuidas äike töötab. Mul oli ussidega samamoodi, et ma kartsin nagu, alateadlikult ussi. Ja siis kui ma tööl käisin, siis mul siuke rästik oli seal istus ühe euroluse peal. Alati ütlesin tere talle, tšau, aga siuke alateadlik hirm oli tema suhtes. Ja siis hakkasingi natuke usside kohta uurima ja puurima ja siis kaduski see hirm ära. Ma sain aru, kuidas ma taga käituma pean, et ta mind ei ründaks ja sain talle isegi lõpuks päris ligidale minna ja pilti teha. Selfit ei saanud tehtud, oleks peanud, aga see teadmine aitab jah. Hirm võrdub teadmatus. Teadmatus tuleb ära täita teadmisega. Ja kui hirm on täidetud teadmisega, siis teda ei ole enam. Nii, on sul Lilli Tammsalu küsib. Ei, Tammalu. On sul vahest avalikke üritusi ja kui, siis kus infot selle kohta? Jah, ma pean selle vist välja karjuma. Vaadates siis nüüd ümberringi, kus siis on need veetmaanad ja ansoorid ja kõik teevad hirmkalleid üritusi, siis võib-olla on seda raha väärt. Ma ei tea. Eks ikka teadmised aitavad alati. Siis mina mõtlesin, et mul on isegi tulnud pakkumisi, et minuga koos, et üks inimene võtsime ühendust, et teeme koos workshopi, et tema poolt on ruumid, asjade organiseerimine ja siuke tasulise üritused, eks. Alguses mõtlesin, jube lahe. Ja siis ma mõtlesin, pagan, et mul see õpetamise osa on suht kehva, et ma nagu seletada võin, aga konkreetset asja õpetada on mul natukene nagu keeruline. Et hakkangi õpetama näiteks vaimset nägemist ja nii edasi. Ma pean kõigepealt õppima õpetamise selgeks. Ja mõtlesin, etasin nii ja naa ja vasakule paremale ja siis ma jõudsin järeldusele, et ma arvatavasti nüüd äkki märtsi lõpupoole teen siukse vestlusõhtu, kus ma räägin elust, kuidas elada, kuidas elus probleeme lahendada, siuksed praktilisi teadmisi ellujäämiseks vaimses pildis. Ja ma teen selle üritust tasuta. Ja ma teen ta kuskil metsas. Teie asi on ainult kohale tulla. Sest ma ei tea, mulle tundub see kuidagi nagu õigem. Et ma ei tea, see on see, mida mina tunnen. Mul on isegi pealkiri ka sellele välja mõeldud, aga seda ma veel ei ütle, see on siuke humoorikas. Aga just see, et inimene peab läbi käima mingisuguse teekonna, et jõuda teadmiseni. Ma päris teekond ei saa olema nagu mingisugune mitmetunnine matk, aga ütleme mingisugune võib-olla tund aega peab inimene ikka kuskil metsarada pidi jalutama, et kohale jõuda. Sellega ma nagu väldin ka seda, et need inimesed, kes ei viitsi midagi teha, et need siis ei tule ka. Et oleks ta nagu linnas tasuta, siis ma arvan, et see kontingent, kes kohale tuleks, oleks natukene siuke kehvema poolne. Aga kui ta on kuskil metsa sees, et inimene peab natukene vaeva nägema, et jõuda teadmiseni, siis ma arvan, et ta on seda väärt. Muidugi ma ei saa seal pakkuda mingisuguseid mugavusi ja ma ei tea, kohvi ja värki, et ikka inimene võtab ise kaasa enda ja elu jaoks vajaliku, aga mulle see idee lihtsalt niivõrd väga meeldib, et teengi metsas, mingis ilusas kohas, inimene peab kohale jõudmiseks natuke vaeva nägema, aga see siis, kui kohale jõuab, siis ta saab lihtsalt niisama teadmised. Ma pigem jah arvan, et teadmised, mis aitavad elada ja probleeme lahendada, võiksid olla
kõigile kättesaadavad. Sest kui teiste elu on parem, on ka ju minu elu parem. Et kui naabri elu on parem, on ka minu elu parem. Et see on Eesti Vabariigi põhiseaduses üks punkt, mis on kommenteeritud väljaandes. Ma ei mäleta, mis paragrahv see oli, aga see mõte jäi mulle hästi, hästi sisse. Et kui ütleme, Läti ehitaks näiteks Eesti piiri äärde tuumareaktori või selle elektrijaama, siis olgu, et meil on piir vahel, see asi ikkagi mõjutab mind. Ja need inimesed, kes me ümber on, see elu, kus me siin elame teiste inimestega, teised inimesed mõjutavad meid. Ja selle jaoks, et see mõju oleks nagu meeldivam, tulekski nagu ka teistega tegeleda. Natuke segan jutt, ma ei ole veel seda enda jaoks läbi mõeldud, aga ma arvan, et ellujäämiseks ja eluks vajalikud teadmised peaks olema niisama kättesaadavad. Siis ma saan ka nagu ühiskondlikult kasulikku tööd teha. See lihtsalt selle tingimusega, et te peate ise kohale tulema. Et siuke ma ei tea, andmisrõõm on kõige suurem rõõm. Ma loodan, et see toob rõõmu. Nii mulle kui teistele. Nõda, tuleb veel mõni küsimus. Üritus metsas, looduses, lahe. Ja ma ise mõtlen sama. Et tundub kuidagi nagu ta on nagu vanades mingites raamatutes ja muinasjuttudes on, kus käiakse mingi teekond läbi mingisuguse nojah, see on targa juurde või kuru juurde või mingisuguse tegelase juurde, kes midagi seletab sul seal. Tarka juttu või lolli juttu, vahet pole midagi ta seletab, et just see kuidagi see teekonna mõte on hästi lahe. Ja teinekord sellest teekonnast piisabki, et inimene oma probleemil lahendusele jääks, vahet pole, mida see inimene teekonna lõpus ütleb, aga see teekond oli tähtis, et ületas mingisuguse väikese raskuse. Mis näitab seda, et ta saab ka suuremate raskustega hakkama. Noh, väga hea. Karin küsib, kas selgelt nägid Kevadtuurile Rakverre tuled oma transpordiga või teistega koos? Praeguse seisuga peaks teistega koos tulema. Meil nüüd küll siis see pühapäevane eilne üritus jäi ära. Eks näis, kas nüüd tuleva nädala üritused toimuvad, et praegu see ürituste toimumine on hästi lahtine. Eks see koroona põdemine on õigustatud ka, et kui keegi meist saab selle haiguse endaga külge ja kuna selle haiguse peiteaeg on niivõrd pikk, 14 päeva kuni 20 päeva ja me mööda Eestit ringi käime, see võib väga suured kehvad tagajärjed olla. Et õnneks selle osakonna meeskond on hästi nagu selles mõttes vastutustundlik, et nad nagu mõtlevad seda asja läbi, et kas need riskid ja ohud, mis sellega kaasnevad, kas need seda asja väärt on. Et eks näis. Mul ei ole veel teada antud, kas nüüd tuleva nädalavahetus oleme kultuurimajades või mitte, aga eks näis. Et ootame, vaatame, näeme. Kuidas nende kultuurimajadega saab olema. Eks nad peavad need on päris karmid otsused. Kas karmid otsused? Otsused nagu otsused ikka. Keegi ellu see ei ole elu ja surma küsimused. See on lihtsalt küsimus. Aga millest siuke küsimus, kas ma tulen oma transpordiga või teistega koos? Malle küsib, 5. aprillil Järvakandis teiega ei kohtu. Kus mu kalender on? Kalender kadunud. Ei tea. Ma toon kalendri ära, ma vaatan järgi sulle. See siis oli 5. aprill. Aprill. Ei, 5. Ja 5. aprill Järvakandis mul on kirjas, et kui asi toimub, siis ma tulen.
siis võime kohtuda küll. Nii. Helle küsib, kas Eestis saab kunagi taastatud ka elu maal? Saab küll. Noored juba kipuvad maale tagasi. Kahe otsaga värk, vaata, kui inimesed lähevad maale tagasi, siis see tähendab seda, et maal nagu metsa ja kõike muud jääb vähemaks, et vana põllumaa, päris palju vana põllumaad on ju metsamaaks kasvanud, et kui seda kõike tehakse jälle põllumaaks tagasi, siis on ju metsa küsimus. Aga ei, võt see on see asi, et ma ei tea, see süsteem on nagu naljakas. Mul on päris mitu sõpra, ise kaasa arvatud, kes tahaks minna maale elama. Aga ei ole ju nii palju raha ja vahendeid, et saaks minna maale elama. Et ongi nagu lukus selles korteri üüris. See ei anna nagu piisavalt palju vahendeid ja võimalusi, et mingit maamaja omal osta. Ja siis on need maamajad, mis seisavad lihtsalt tühja, keegi seal ei ela. Siuke nagu ju jabur olukord. Ma nagu olen kuulnud jutte, et ta oleks nagu riiklikult on nagu kuigi palju seda proovitud teha niimoodi, et kui noored lähevad maale elama, et siis saavadki enam-vähem. Ma ei mäleta, kas see oli Eestis või kuskil mujal, kus saavadki nagu selle talu niisama, aga nagu mingit reeglitega, et peategi sinna elama jääma, seda asja korrastama ja seda kontrollitakse, et te seal elate ja seal lollusi ei tee. Aga ma ei tea, see info ei ole mul enam uuesti kätte jõudnud, et tegelikult paljud noored tahaks minna maale tagasi elama. Aga nad on linnas lõksus. Evi annab teada, et loodus on pingivaba olek ka. Täpselt nii. Seal on metsareeglid. Metsaõhk ja metsavärskus ja lõkketäiks ja tahaks juba metsa. Juba mets tõmbab. Oleks tahtnud lumega metsa minna, aga tundub, et lumi saab ennem otsa, kui metsa jõuan. No. Piret annab teada. Lugesin just hiljaaegu artiklit, et kui lõigata ära juuksed, siis inimese tajud vähenevad, et intuitsioon ja kuues meel olla lakanud töötamast. Tehti katse ajateenistusse võetud indiaanlaste peal. Kaks sarnaste tulemustega meest, ühele jäeti pikad juuksed, teisele jäeti juuksed maha. Selgus, et pikkade juustega mehe tulemused katsetes olid kordades paremad, kui sellel, kel juuksed ära lõigati. Katse tulemusel tajus see indiaanlane, kel juuksed alles ette vaenlase tulekud. See, kel ära lõigati, see peale juuste lõikust enam ei tajunud. Seega lõpuks otsustati, et indiaani meestel ei pea juukseid maha ajama. Nii et võta nüüd kinni, mis õige. jah, huvitav lugu on ju. Noh, peab ära katsetama, enne teada ei saa. Et selles loos ka, et võib-olla see, kellel juuksed maha, et indiaani kultuuris juuksed maha ei aeta, et see on nagu mingisugune hingeline sümbol on juuksed. Et ta nagu justkui jäi nagu mingist osast enda isiksusest ilma või enda minast ja siis ta funktsioneeriski kehvemini sellepärast, et nagu oleks käsi ära lõigatud. Võib-olla on juuksed antennid, millega püüame kinni. Räägitakse ju ka seda, et naised on nagu intuitiivsemad kui mehed, et tajuvad ja tundlikumad on. Võib-olla see tulebki juustest, pikemad juuksed või nii. Ma tea, põnev värk. Ma tean küll endal seda, et iga kord, kui mul juuksuses ära käinud, saatajal oli ka. Alguses läks päris hästi, siis käisin juuksuris, siis oli natuke aega nagu kehvasti. Aga enda pealt ma sain aru, et see kehvasti oli mul pigem sellest, et see uus kuvand, mille see juuksur minust nagu lõi, ma nagu ei suutnud sellega ära kohaneda, ma ei suutnud seda nagu omaks võtta, see tundus nagu selline veider. Sest kui ma läksin saatesse, siis mul oli samasugune pahmakas oli peas, aga ta oli veel suurem vist. Nagu selline, ma nagu ei hoolinud sellest, mis mul peas toimub. Ta lihtsalt oli. Aga peale seda juuksuriskäiku, siis ma hakkasin nagu kammima ja proovisin nagu mingit sellisest viisakamat kuvandit endast näidata. Ja siis see nagu tekitaski minus nagu sellist kõhklust ja enesekindluse probleeme. Ma nagu proovisin olla miski, mida ma võib-olla ei ole või ma ei teagi. Proovisin nagu tõsisem välja näha. Võib-olla oli viga, võib-olla mitte. Ma arvan, et ma tahaks olla võib-olla selline korrektsem, distsiplineeritum. Aga kuna ma nagu ei ole seda veel,
siis selle nagu tekitamine tuleb jõuga ja see tekitabki siukest nagu ebalevat mingisugust jaburdust minu sees, millega ma siis pean tegelema, selle asemel, et tegeleda näiteks ülesandega. aga eks näis, kui ma ükskord jõuan vaatama, siis katsetama. tegelikult, oota, mul oli mõte ka, see mul seekord tegemata, mul oli mõte see, et ma hakkaks teiega tegema, kes te kõik vaatate laivis mängu. Ja siis selle mängu auhinna ma oleks nagu saatnud siis teile. Et ma mõtlesin sedasi, et ma panen mingisuguse asja omale see mingisse karpi, panen selle karbi näiteks siia riiuli peale ja teie proovite ära arvata, mis selle karbi sees on. Mingi lihtne objekt. Aga ta on selline hea tajude mäng, sellepärast et kontakt on meil ju nagu olemas. Mina vaatan sind, sina vaatad mind. Ja sina näed ka seda, mis mul siin on, peaaegu reaalajas, siin on ütleme viivis on mingi 5-10 sekundit. Et see oleks selline huvitav nagu tajude testimine. Ja siis olekski saanud nagu katsetada ka, et vaadata, et noh, ütleme, et saate lõpust, ütlete oma vastused ära, mida te tunnete, et selles karbis on. Ja siis saabki nagu mõelda ka see, et kas see, mida sa nagu tajusid ja nägid, et kas see on sarnane, kas välimuselt või omadustelt või lõhnalt või tekstuurilt, et noh, niimoodi, selle asja nimi on remote viewing inglise keeles, ehk siis eesti keeles kaugelt vaatamine, eemalt nägemine. Kui sa kasutadki nagu ma siis meeleväliseid tajusid selle jaoks, tunnetada midagi, mis asub sinust väga palju eemal. Aga vaata, võib-olla täna teeme, võib-olla mitte vaatan. Niimoodi. Karin ütleb, et kui oleksid tulnud ise ja varem, oleks saanud Rakveres kusagil enne üritust istuda, kui on huvi. Jaa, oota, aga meil on vist Rakveres, ma ei mäletagi, mis päeval see Rakvere oli, aga meil minu oli mitu üritust oli. Sest ega see ressurss nagu, meil ongi laupäev 21. märts, meil on kell 12 oleme Loksal ja kell 18 Rakveres. Et kahjuks ei vea välja, sest ennem üritust me oleme Loksal. Et ega see ressurss ka enam nagu nii kiita ei ole, et mul tehti siin üks äge kingitus, külluse panus. Üks inimene võttes mul külluse panus teha ja siis tegi mulle väikse ülekande. Ma olin nagu nii üllatunud ja nii nagu meelitatud ja ma ei oska siiamaani selle reageerida, et külluse panus. Ma polnud kunagi siuksest asjast kuulnud ka. Aga siis oligi. Päris tore, aitäh sulle, kui sa vaatad seda. Ma siiamaani olen natuke nagu šokk on vale sõna, aga siuke meelitatud. Nii. Maal ei ole eriti interneedust, ei tööta e-riik. No see ei ole probleem. Need noored või enam need sõbrad, kes mul ka tahavad nagu maal elama minna, neid väga ei huvita see e-riik ja interneedus. Ja noored on leidlikud. Alati saab ju panna puu otsa mingisuguse masti, millega seda interneti kinni püüdad. Et see ei ole probleem. Helena Tii, mida arvad ütlusest laulu sisse pandud? Ja et sealt välja ei saa. Küsin, sest olin aastaid tagasi suhtes ühe muusikuga, kes oli päris mitu lugu kirjutanud minust. See on vist pikk kiri, Seymour. Päris mitu lugu kirjutanud minust ja meie suhtest. Selliste sõnadega umbes, et olen tema üks ja ainus ja oleme kokku loodud. Ja need lood on tal kõige mängitavamad ka siiani. Nüüd ammu kõik läbi meie vahel, aga kumbki pole suhete mõttes eluga eriti edasi liikunud. Nagu ta oleks midagi ära sõnunud. Ahah. Päris huvitav probleem, aga mõtleme natuke aega selle üle. See on võimalik. Noh, sõnumise seisukohalt see ongi see, et iga kord, kui ta laulab seda, siis ta nagu sõnub seda sama asja uuesti nagu kokku seda suhet.
tehniliselt peaks aitama sinu puhul see, et kui sa õpid ja arendad endas seda suhteasja edasi. Teadlikult tegeledki sellega, et luua et tõsta enda taset kõrgemale, kui selles laulus oleva sinu tase on. Teha iseendaga nii palju tööd, et sa oled nagu midagi enamat kui see, mis seal laulus on. Sest see, mis selles laulus on, see on ikkagi mingi mineviku sina. Ja kui suhteprobleemid on tähendab, kui siiamaani on probleemid suhetega, siis see vihjab ka seda, et sul nagu on teadmisi ja arusaamine suhtest on, seda tuleb arendada veel. Selgeks teha, mis asi on mees, mis asi on naine, kuidas töötab üks, kuidas töötab teine. Ja vaadata võib-olla see aitab. Ja läbi sellega aru saada sellest, miks suhe laiali läks ja miks suhega kokku sai alguses. Siis saad aru ka sellest, miks igavesti koos on ainult siuke naljakas jutt. Et see on täitsa huvitav probleem. Aga ma arvan jah, et kuna laulu sees on nagu mingisugune mineviku sina, siis see ei tohiks oleviku sinale kehtida, kui oleviku sina on palju kaugemale, või ütleme kõrgemale tasemele jõudnud kui mineviku oma on. Et sa peaksid suutma mineviku ennast nagu kõrvalt vaadata ja näha seda, et see oligi normaalne osa elust too hetk, sellepärast sa ei osanud teistmoodi, aga nüüd sa enam seda ei teeks. Et jah. No, huvitav probleem, päris põnev. Ma kohe mõtlen selle mõtte endaga kaasa, ma seedin seda. Ingela Marike, Keit tee siis metsast live ülekõnnet. Ei tee. Metsast mingit ülekõnnet ei tee. See oleks lihtsalt veider. Ja see oleks keeruline, metsas pole levi. Seal on tehnilised probleemid ja seal saaks lindistuse teha, aga see oleks siuke nagu salavärk see üritus, vaata. Pead nagu läbi metsa sumpuma, et kohale jõud, ja siis kui kohale jõuad, siis on nagu levi pole. Salavärk, põnev värk. Nii, Diana ütleb, kuidas õppida enda sisetunnet tundma? Ma ei tea, kas väljendasin mõtte õieti. Üks kaval trikk iseenda tundma õppimiseks on see, et hakka iseennast küsitlema. Tuleb mingi mõte, küsi endalt, miks ma nii mõtlen? Tuleb mingi tundmus, kurat ma tunnen, et seal on mingi jama värk. Miks ma nii tunnen? Tunned, et näiteks keegi inimene just vaatab sind imelikult. Miks ma tunnen, et ta vaatab mind imelikult? Kas mul on arust? Kui sa iseennast hakkad analüüsima läbi miks küsimuste, siis sa kasvatad enda sisetunnet, sa õpid seda paremini tundma, kuidas see sinu enda sees töötab. See ütleb jah seda, et hästi palju endalt küsida, et nagu eriti enda pealt tean, fantaasiad. Teinekord tuleb mingi siuke mäletan üks aastaga tagasi, see on naljakas, et see mõnes mõttes sai ka nagu teoks. Kujutasin, et küll oleks äge, kui ma oleks kuskil lava peal seletaks midagi ja inimesed vaataks, et küll oleks äge. Ja siis ma nagu samal ajal tegin tööd ja siis mõtlesin, Keit, aga miks sa nii mõtled? Ma just mõtlen nii sellepärast, et ma tahaks mingit tunnustust saada. Ma nagu ei ole nagu mingit tunnustust ega midagi saanud. Okei. Siis ma saan aru, miks ma nii mõtlen. Ja siis mingi aeg hiljem olin kultuurimajas lava peal ja mis saingi seda just. Aga just see mõte, et iseennast analüüsida, iseendalt küsida miks. Miks ma nii tunnen? Ja proovida nagu aus enda vastu olla. Miks ma nii tunnen? Sellepärast, et tegelikult ma tahaks seda saada. Ja miks ma tahaks olla mingi kangelane, kes päästab maailma? Sellepärast, et inimesed vaataks, et ma oleks nagu justkui midagi väärt. Aga miks ma juba väärt midagi ei ole? Ma ei tea, ma ei ole väga midagi teinud selleks, midagi väärt oleks. Miks sa ei ole midagi teinud? Ma ei tea, nagu kardan muutuda, aga miks sa kardad muutuda? Äkki ma muutun kellegiks, kes mulle ei meeldi. Aga kus sa tead, et seda? See ongi nagu miks endalt küsida. Ja siis läbi selle sa õpidki tundma iseennast ja siis sa saad iseendaga sõbraks. Ja siis see sisetunne hakkabki mingi hetk koos sinuga töötama. Edu ja õnne, tšau. Iga üks oma metsas ja läbi neti saab kokku metsavõrgustik. Päris hea, pange like. Metsavõrgustik. Suur online mets.
Fifi ruuter tuleks siis männi puu tippu paigaldada, et laivi saada. Jah. See hakka nagu metsas tegelema interneti tekitamisega, see kõlab kuidagi nagu vale. Teeme metsast. See on nagu see nali, vaata vanasti oli, et kui eestlane näeb väljamaale ja näeb kuskil vanaaegses kindluses või lossis wifi märki, siis ta on saavutanud oma eesmärki. Siis on nagu, nüüd on hea olla, et siin on wifi olemas. Ta oli mingi aeg. Aga ei, las ta jääda. Kas tuleb veel mõni küsimus või tõmbame tänaseks otsa kokku, et vaata, tund 15 juba käinud ka, et noh, selle koroonaga ikka, nagu ma ennem rääkisin ka saate algus, kes vahepeal vaatama tulnud on, et märk panin ettevalmistus, mõtteline ettevalmistus. Vahet pole, kas see läheb asi hulluks ära või mitte, kas vahet pole, kas ta on loomulikul teil tekkinud viirus või ta on populatsiooni vähendamise eesmärgil tehtud viirus. Ettevalmistus on see, mis meid päästab. Kes on ettevalmistunud, need jäävad igas olukorras ellu, kes ei ole ettevalmistunud, nendel on kehvasti. Mis tähendab ettevalmistumine siis seda? Me peame olema valmis kohanema, ükstaspuha mis tuleb. Kui tuleb olukord, kus me peame olema nädal või 2 toas lukkudega. Meil on mõtteliselt see ettevalmistus tehtud. Ehk siis istud tooli peal maha täna või homme ükstaspuha mis päev ja mõtted enda peas läbi. Kui nüüd juhtub niimoodi, et tuleb suur veeõputus ja ma pean jääma koduseks 8 nädalaks. Mida ma teen kodus? Mida ma söön kodus? Kas mul on kõik asjad olemas? Kas ma saan hakkama? Nagu ma ennem rääkisin ka söögi poole pealt, tegelikult ettevalmistada endale 2 nädala sööki ei ole keeruline. 2 nädalat on 14 päeva. 14 hommikusööki, 14 lõunasööki, 14 õhtusööki. 14 purgisuppi, 14, mida me ütleme, 7 pakki tatart või noh, see ei ole midagi keerulist. Veega samamoodi, ostad igaks päevaks 1 kanku vett või midagi sellist ja saad hakkama küll. Kui sa ei ole ette valmistunud ja kui sa ei ole eelnevalt seda kohanemist ära teinud enda peas ettevalmistust ja sa pead pärast hakkama sellega tegelema, siis on see palju keerulisem. Ükstaspuha, mis pärast tuleb, noh, ma ennem rääkisin ka, et kui sa oled praegu teinud ettevalmistuse ära enda peas, valmistunud kõige hullemaks ja kui see kõige hullem tuleb, siis sa juba tead, mida teha. Kui sa oled oma peas läbi mul nii, kui nüüd juhtub nii, siis ma teen nii ja nii ja nii. Kui juhtub nii ja ma pean nüüd kodust ära minema, tuleb sõda, mida iganes. Mis ma kaasa võtan, mis ma välja lülitan või noh, pead haiglasse minema või kellegiga juhtub midagi. Sa oled enda peas eelnevalt läbi mõelnud selle tagavara plaani. Et kui kõik muu läheb kehvasti, siis võt, mida ma teen, mida ma kaasa võtan. Et selle jaoks, kui sul tekib ka olukord, kus on 5 minutit aega, et kodus asjad ära pakkida ja minema joosta, sa juba teab, mida pakkida ja kuhu poole joosta. Ettevalmistus. Ta mul kuskil hästi kirjutab. No võt ongi, et kui me oleme ette ära kohanenud, siis me ei pea pärast kohanemisega tegelema hakkama, me saame vaid toimetama hakata. Mis siin veel? Noh, jah, linnas käimine, poes käimine, kui see koroona läheb massidesse, on see, et eesmärgipõhine tegevus, lähen poodi, mõtled ennem poodi minemist läbi, kuidas sa täpselt poes käid. Võtan käru, võtan need asjad, panen need ära, võtan need. Et ta ei hakkaks mingit uitamine ega mingi mõtlemine ega mingi siukene asi pihta. Eeltöö. Ja kõige tähtsam, koroona on ajutine. Kui hulluks asi läheb, eks näis, potentsiaal on, et ta võib minna hulluks, potentsiaal on, et ta võib mitte minna. Miks ta läheb, võib minna on see, et ta kurat levib nagu nii pagan hästi, et pistets. Aga ta on ajutine. Katk oli ka ajutine. Ta läheb mingi hetk mööda. See vahepealne aeg tuleb lihtsalt üle elada. Kuna me oleme eestlased, siis me oleme kõik üle. Selles ei ole küsimustki. Kui me oleme ettevalmistatud, kui me oleme eestlased, kes on olukorraks ettevalmistunud, siis me võib-olla saame sellest olukorrast isegi mingit kasu lõigata, mingit rõõmu tunda. Noh, mõelge, tulebki täis karantiini, pead 2 nädalat kodus olema. Kes meist ei oleks ihanud seda, et saaks vaid kodus olla mõnda aega. Siis see aeg võiks ju ka meeldiv olla. Nii, vaatame, kas on veel mõni küsimus tulnud või võime otsa kokku. Niimoodi, see lai mõte on nii tobe, midagi peab jääma ka metsa neile, kes sinna tulevad. Ongi, see on special, eriline värk. Väga like. Aga kuhu jääb ela hetkes? Ta jääb hetke. Kuhu ta ikka jääb?
ta ei kao ju kuskil ära. Sa pead lihtsalt olema valmis selleks hetkeks, mis tulevikus ka tuleb. Kui tulevikus tuleb sitem hetk, siis sa oled valmistanud selleks sitaks hetkeks ja siis ta ei olegi enam nii sitt hetk. Ebameeldivusi me saamegi ju vähendada ettevalmistusega. Kui sa tead, et koolis tuleb raske eksam, siis sa õpid selleks eksamiks. Mitte ei lähe koha peale avastada. Teagi mitte midagi. Saab. Kui sa oled ettevalmistus ära teid, siis saad jokkama. Pole ära miskit. Ettevalmistus on võti. Ettevalmistus just mõtteline ettevalmistus, et sul on olemas enda sees oskus kohaneda. Sa tead, üksteist puha, mis tuleb, ma saan hakkama. Mul on olemas need oskused teadmised, et kohaneda. Kohanemisoskus. See mul näib, ma olen mitmest raamatust ka nagu lugenud ja ma olen hakanud aru saama, et kõige tähtsam oskus, mis üldse inimesel peaks olema, et siin maailmas edu saavutada, on kohanemisoskus. Sa oled suuteline kohanema erinevates olukordades. Kui sul on eesmärk saada, ma ei tea, miljonäriks, kuidas sa teed seda? Sa kohaned antud olukorraga ja kasutad seda olukorda enda kasuks ära. Sa pead olema suuteline kohanema. Või kui sa tahad saada lauljaks, siis sa kohanedki, vaatad, praegu on meil mingid siuksed lauluüritused, siukestes kohtadesse laulmist õppida, meil on mingid YouTube'id läbi, mille me saame kuulsust endale kasvatada, sa kohaned. 15 aastat tagasi polnud YouTube ega muid, siuksedesse olid teised vahendid ja teised meetodid selle jaoks, et kohaneda olukorraga, et saavutada oma eesmärki. Ja me peame õppima kohanemist. Ja kõige parem viis selle tegemiseks on see, et viia ennast olukorda, kus sa oled sunnitud kohanema. Kõige lihtsam on see, et kui sa oled harjunud kogu aeg ühes samas poes käima, minne vahelduseks mõnda teise poodi. Vaata, kuidas sa hakkad otsima erinevaid riiuleid ja üritad mingit loogikat selles poes luua. Proovi, igal inimesel on see erinevalt. Mina uitan hästi palju kohtades, kus ma ei ole varem käinud. Tänane päev on nagu õnnestunud päev, sellepärast, et ma käisin mõnda aega ühistranspordiga sõitnud, nüüd käisin ühistranspordiga linnas ja see buss sõitis mingit tänavat pidi, mida pidi ma mitte kunagi käinud. Ja ma olin nagu nii rõõmus, ma nägin mingit tänavat Tallinnas, mida ma mitte kunagi ei jalutanud ega kõndinud ega kunagi varem kogenud. Ja see mul nagu, ma kogesin midagi uut enda jaoks. Ja proovi iga päev siis midagi uut kogeda. Minu pea siis nagu läkski, Tallinna puslele läks nagu üks detail juurde. Nii. Sirje Sirel Vader. Tere õhtust, kuidas ruttu energiat taastada, ehk jõuate anda paar soovitust? Ruttu energiat taastada. Kõige kiiremini saab nii, et sa muudad suhtumist. Kui mingisugune asi võtab sult energiat ära, siis see suhtumise muutus on see, millega sa saad nagu pöörata selle nurga teistsuguseks, et sealt hoopis energiat saada. Et kui sul on näiteks väsinud olla, kuidas saada kiirelt rikkaks, kuidas saada ruttu energiat. Mõtleme kohe. Kuidas ruttu energiat taastada? Mine magama. Kõige efektiivsem variant energia taastamiseks, puhkus. Isegi 15 minutit ja selle ajaga on juba väga palju taastunud. Kui ei saa magada, siis meditatsioon. Ehk siis teadlik puhkamine, kus sa proovid mitte midagi teha mõnda aega. Näiteks ka, kui sa proovid mõnda aega mitte mõelda, oleks võib-olla täpsem. Näiteks pesed nõusid või teed mingit käelist tegevust, kus sa saad mõtte välja lülitada. See aitab ka hästi kiirelt energial taastada. Ehk siis sa mõnes mõttes lülitadki ennast välja ja sa näiteks lihtsalt pesed nõusid. Sa ei mõtle mitte midagi, sa lihtsalt teed seda. Keskendud ainult sellele tegemisel. Sa vaatad, kuidas see vesi voolab ja seal möllad. Et see aitab päris kiiresti taastada, kui sa suudad ennast korraks nagu mõtte välja lülitada. Sellepärast osadel inimestel meeldib hästi füüsilist tööd teha, et nad lülitavad tegelikult välja ennast selleks ajaks. Nad lihtsalt teevad, puhkavad mõnes mõttes. Nii, Diana ütleb, nii hea on saada nii häid emotsioone, positiivsust, see võtab juba kartused, aitäh sulle. Yes. See oligi mu väikene eesmärk täna, et natukene seda koroona hirmu nagu vähendada ja proovime nagu eestlastena võtta seda
koroona asja kui nagu sihukest väljakutset, et davai, tuleb mingisugune jama, saame hakkame vastu, võitleme, sõdime, seisame omade eest, valmistume selleks ette, valmistume kõige hullemaks, sest kui tuleb natukene leebem variant, siis me saame juba rõõmsad olla. Et pole hullu. Noh, koroonaga ainuke ohuvärk oligi see, et inimesed, ütleme 60 pluss, siis nendega tasub nagu hoolas olla, et neid ta nagu niidab. Kadi ütleb, et kui metsa minek on, siis tuleksin ka. Ma annan teada, ma panen omal siia kuskile postituse, millal ma seda teen ja kuidas ma seda teen, et jooksvalt vaatad seda asja. Aga see on mul plaan, jah. Võib-olla hakkangi seda iga paari kuud tegema või midagi niimoodi. Sest viimane kord, kui metsas käisin, siis mõtlesin, tegelikult see oleks ikka päris äge. See oleks päris äge. Tegemiseni jõudu. Aleksei ütleb, kui meditatsioon taastab ka energiat, ehk siis ei lase end mõjutada. Meditatsioon taastab ka energiat, ehk siis ei lase end mõjutada ümbritsevast. Jep, täpselt nii. Karin, kiire energia taastamiseks on ka tegelemine millegiga, kus su kirg väljundi leiab. Vabandust, ma nii kehvasti üle, see tekst on juba väike, see ekraan on kaugel eemal. Jah, sama asi, et mingisugune tegevus ja kui see tegevus on su kirg, seda parem. Alati ei ole seda kirge, alati ei ole seda kirjalist tegevust, aga tegevus on võti. Mingisugunegi tegevus, käeline tegevus. Karin ütleb veel, et see tähendab tegelemine millegagi, mis su tavaolukorrast välja lülitab totaalselt teisele lainele. Täpselt nii. Võt, aga aitäh teile. Põnevad küsimused olid, tore oli vestelda. Ma loodan, et mu jutust oli ka tolku, ma loodan, et natuke vähem kardame seda koronat. Natuke rohkem oleme valmis selleks. Nüüd hakkame kõik ettevalmistusi tegema. Ette võtlema asju. Enda pea sees mängime mängu. Veeuputus. Kui juhtub nii, mis ma siis teen? Kui juhtub mis ma siis teen? Mõtteharjutus. Läbi selle õpite ka ise ennast tundma. Sellest siis ongi hakata analüüsima kõiki variante. Nagunii kõike läbi ei mõtle, nagunii tulevad probleemid. Nagunii on mingisugused asjad, mis saavad kahe silma vahele. Väga hea. Sellest me õpimegi. Aga see aitab ka hästi palju analüüsida iseenda päeva. Millest minu päev koosneb? Teen seda. Aga miks ma seda ütlesin? Võib-olla ei peaks. Veider värkani. Ahah, Sire veel annab teada, et hommikuks saab energia ikka unega ja paar tundi koeraga metsas iga päev. Te olete mulle täitsa uus tutvus. Sattusin vaatama Anu saadet. Väga sümpaatne mõttekulk teil. Aitema. Eks ma proovin. Anu saade oli päris huvitav. Esimene pool oli huvitav, siis ta läks vähe lappama vist. Ma ei olegi seda ise lõpuni viitsid vaadata. Vist peaks. Viisakus oleks. Ma ei teagi, miks ma ei ole. Ma ei ole ühtegi vabandust ka. Aga aitäh vaatamast ja võt eelmine nädal jäi mul see külalisega see saade ära, sest ma tegin ise natuke vale arvestuse planeeringus. Iga kord tuleb ikkagi mingisugune asi, mida ma õpin. Ja ma vaatan, kellega ma selle nädal teen, et ma tegelikult ideeliselt tahaks teha natukene selle koroona teemaga seonduvalt, et kui te teate kedagi või oskate soovitada kedagi, kes on kas kuidagi ellujäämisega seotud või hügeeniga seotud mõni arst või mingi inimene, kellel on teadmisi, mida saaks selle koroona asja kasuks kasutada või nagu sellised igapäevased teadmised, näiteks kuidas nagu ellujäämisega tegeleda korteris või mis asju ette varuda või milline füüsiline liigutamine või kuidas oma immuunsust tõsta ja nii edasi, et ma tahaks natuke sellega tegeleda, sest tundub, et mujalt me seda informatsiooni ei saa. Meediast meil räägitakse, et kõik on korras. Tähendab, Eestis on kõik korras, ülejäänud maailmas on suht sitasti kõik. Me oleme nagu erilised jälle. Kuriks meil ka kõik perse läheb. Võib-olla ei lähe ka suhtumise küsimuseni. Et ma prooviks nüüd teha natuke saateid selle teemaga seonduvalt. Sest siis saaks kohe neid teadmisi rakendada. Mis saaks eriti lahe. Et kui olekski keegi inimene, kes seletab ära, võt kodus peaks arstikapis alati olema need asjad olemas. Väga hea. Nüüd oleks nagu igapäevased teadmised vaata.
aga ma ei tea, kus need inimesi leida. Internet suur ja lai on ju. Aitäh teile ka. Aga seniks siis rahulikku hommikut, päeva või õhtut, mis iganes ajal siin võib-olla inimesed vaatavad järgi ka ja kes laivis olid, aitäh vaatamast, teiega oli ääretult tore, kohtume varsti jälle. Tšau, paka! Kleps!